Linnamaastri hulluses on suutnud kõige edukamat äri ajada Mazda CX-5, mis debuteerus juba 10 aasta eest ja selle oma eluaja jooksul on ta suutnud ennast pähe määrida lausa 3 miljonile inimesele ja kogu sellest tuhinast toob Mazda lähiajal välja igasuguseid huvitavaid uhkeid linnamaastreid, aga täna on naisluksuri proovisõidule külla tõtanud uuenenud CX-5. Tegelikult on talle uuendusi lisanud iga aasta, kuid nüüd on peale 5 aastat teise põlvkonna tulekut tuldud välja faceliftiga, tal on olemas uus iluväre ja samuti ka uued LED esituled ja LED tagatuled ja 3 uut varustustaset on tal olemas ja näiteks Blackout Plus varustustase toob sulle musta iluväre, mustad küljepeeglid ja 19 olid mustad valuväljad, no nagu sellest veel vähe oleks, ka veel punased õmblused interjööris ja tal on olemas ka juhi väsimust tuvastav süsteem, samuti ka rajahoidik, igasugused vajalikud liiklusabid ja samuti on tal olemas ka hea nelikvõjusüsteem, mis ei jäta sind hätta sellisele täiesti korralikul maastikul ja sõidumüra on tal ka võrreldes varasemaga palju vähemaks proovitud timmida ja pagasirumi on tal 438 liitrit, mis pole just klassi suurim, kuid pagasirumi põhi on ka veekindel ja tagaistujatel on ka lahedalt jalaruumi ja seal küll kellelgi kitsaks ei lähe. Interjööris on olemas tal 10,25 tolline meelelahutuse seal ja see ei ole küll tegelikult puutetundlik ekraan ja selle kõike neid vajalikud neid süsteeme saad sa juhtida selliselt valitsalt, mis asub keskkonsoolil, selline rullik on seal olemas, mida saad keerata ja seal menüü avalustes liigelda. Küll on see menüü hästi lihtne ja seal ei ole küll ei teki sul mingeid raskusi, kuid paraku on see süsteem vanamoodne ja Mazda ütleb ise, et see peab olema et see ei tohi olla puutetundlik sellepärast, et see võiks olla liikluses ohtlik, kui juht seda näpib. Aga olemas tal Android Auto, Apple CarPlay ühendusvõimalused ja ka näidikud on tal täiesti analoogsed ja mingid digitaalsed näidikupaneeli sa ei saa ja palju juhtnuppe on tal ka olemas ja mõnes mõttes see on kõik nagu hea ja selline nagu kindel värk, kuid samas on see natukene aegunud kõik ja olemas tal 2 mootorit, bensiinimootorit ja muidu on olemas talle saada ka diiselmootorid, kuid Eesti turule neid ei saa ja tal on olemas 2-liitrine bensiinimootor, millel on 165 hobujõudu või 2,5-liitrine bensiinimootor, mille saab ka nelikveoga ja millel on 194 hobujõudu ja mis võtab korralikult 8 liitrit 100-le ja tõepoolest kütusekulu on tal üsnagi tegelikult kõrge, kuigi on olemas tal igasugune Skyactiv tehnoloogia, mis peaks seda vähendama, aga sellel väiksel mootoril kütusekulu jääb olenevalt versioonist sinna 6,8 kuni 7,5 liitri vahemikku ja olemas tal manuaal- või automaatkäigukast. Ja hinnad algavad tal 28 900 eurost ja lähevad sinna 42 000 euroni välja, ehk tema hind ei lähe tõesti kuskile kõrgustesse, see ka välja ei lähe ja täiesti suudab ta konkureerida RAV4 ja igasuguste Kia Sportise konkurentidega. Nii et uuenenud Mazda CX-5 näeb küll väga hea välja ja ta on veel ilusam, näeb ta välja kui endine facelifti-eelne mudel, kuigi see oli ka juba väga ilus. Ja tõepoolest, kui võiks tal olla rohkem sellist tehnoloogilisi edasiminekuid interjööris, see on muidugi tore, et tal on jäetud palju juhtnuppa alles, aga natukene on ikkagi need asjad seal veidikene vanamoodsad, kuid tegelikult pakub see natukene vanamoodne ja vägagi elegantset sõidukit vägagi paljudele inimestele, kes tahavad endale lihtsalt kindlat pereautot ja kes ei jõua igasugustega uuendustega võib-olla kaasa joosta. Selline on uuenenud Mazda CX-5. Naisluksuri proovisõit naaseb juba nädala pärast.